Sit ready. Attention. Ja ka meeskondadest start on nüüd edukalt antud ja sidepataljon on kohe algusmeetritest läinud kõige võimsamalt ja saavutanud juba päris korraliku edu konkurentide ees. Hetkel seal teise-kolmanda positsiooni vastavalt Kaitseväe Peastaap ja Siseakadeemia ning sidepataljon liider. Alla 400 meetri on jäänud seda põnevat sõitu. No, kas sidepataljon alustas liiga siidu põletavalt, sellepärast et 1.23 on seal 500 meetri ennustama vaja praegu ees. Sellega saavad üsna harva hakkama ka meeskonnad, kus on liikmed välissuutmise taustaga, nii et tõeliselt ambitsioonikat plaanid on siin sidepataljonil. Ja ka Kaitseväe Peastaap on teinud meeletult kõva alguse. Nende aega ennustatakse alla 1.24 hetkel, nii et on tõesti võimsalt tulemas, aga sidepataljon on oma võimu seal täiesti realiseerimas ja tundub, et nad ei anna alla, kui viimased 100 meetrit on jäänud, on endiselt lõppu ennustatav aeg alla 1.23. See on võimas, kui sellise tulemusega mehed suudavad nüüd ka lõpetada alla 50 meetri jäänud. Kellaaeg tiksub seal 1.23 ja 1 peale juba, nii et päris alla 1.23 nad ei tõmba, aga 1.23,5 sidepataljon on aiva võitnud. Seejärel Kaitseväe Peastaap tulemusega 1.26,5 ning Sisekaitseakadeemia 1.29,5. Kaitseväe Peastaap tulemusega 1.26,5. Kuldmedal, sidepataljon 1.23,5 lennusaadi. Teeme veel kord ühe suure aplausi kõrgkoolid ja Kaitsevägi.